Tere ja head uut aastat kõikidele Saarte Hääle lugejatele ja ka Saarte Hääle videote vaatajatele. Mina olen videoreporter Siim Metsmaa ja teen nüüd tagasivaate 2025. aasta oma kõige põnevamatele videolugudele. Jaanuaris käisin vaatamas, kuidas Saaremaa gümnaasiumi noored valmistuvad järjekordseks revüüetenduseks, mis sedakorda kandis nime Desideerium ja tegemist oli viimase peaprooviga. Kooli noored on taas hakkama saanud vägeva showga. Jaanuaris käisime uudistamas erinevate õpilasfirmade tegemisi, kes kõik toimetavad Kuressaare ametikoolis. Nii jäi minu kaamera ette näiteks Altart, kes valmistab pesuvalgendi abil vingeid T-särke. Rip Design toodab väga kvaliteetseid puidust riputusaasasid ja Pinbaag valmistab vanadest raamatute kaantest erinevaid rinnamärke. Taaskasutus missugune. Jaanuar on aeg, kus paljud lubavad hakata rohkelt trenni tegema ja nii käisin uurimas, milline näeb välja Kuressaare tervisepargis asuv ja täiesti tasuta kõigile avatud välijõusaal. Et masinatest täpsemalt aru saada, kutsusin endaga kaasa ka eratreener Riho Õuna, kes näitas kõik trenninipid ilust ette. Veebruaris uurisin, mida saarlased koguvad ja nii jäi minu kaamera ette näiteks Lee Kolter, kellel on üüratu suur ja uhke küünalde kogu, mis oli ka kõigile vaatamiseks üleval Mustjala rahvamajas. Kogujatest kohtusin ka Reine Vinteriga, kes kogub pisikesi taskukalendreid. Selliseid kalendreid on ka täna kaubanduses saada, kuigi need vanemad tunduvad palju ilusamad. Veebruaris korraldas Coop Saaremaa tööle kaasa kampaania, kus töötajad said oma lapsed tööle kaasa kutsuda ja näidata, kuidas see tööelu Saaremaa Coopis üldse käib. Nii sattusin mina omakorda töövarjuks kaubaita ja ka toidumaailma. Siia vahele ka midagi magusat. Märtsis testisid Saarte Hääle töötajad erinevaid Kuressaares saadaolevaid vastlakukleid. Milline kõige paremaks osutuks, seda näete juba täispikast videost. Märtsis käisin külas ka kuulsate puidust lammaste valmistajal Vello Kaasenil. Vello tutvustas mulle oma väga hubas töökoda ja rääkis pikemalt, kuidas see lammaste voolimine käib. Lisaks toodab Vello näiteks tugevaid tugitoole. Ühel märtsikuu õhtul sattusin Fred Veldermanni juurde, kes on varemgi minu videotesse sattunud. Fred on ka kõva saunamees ja filmimise päeval oli tal käimas juba 100 saunapäev järjest. Tead on, et seegi järjestikune saunapäev ei jäänud Fredil mitte viimaseks, vaid neid kogunes kõvasti juurdegi. Märtsis käisin ka Leisis, kus tegutses eakate võimlemisrühm Kõbusad ja lõbusad. Kohapeal sain teada, miks ja kust kaugelt üldse koos käiakse ja mis see võimlemise võlu õigupoolest on. Saarlased ootasid pikisilmi bowlingusaali, mille nad ka lõpuks said. Märtsis tegin videotuuri vastavatud saali ja uurisin ka bowlingu köögi poolt ehk milline see rada sealt tagantpoolt välja näeb. Saal toimetab Kalevi tänaval tänagi väga edukalt. Aprillis oli kuulda, et Kuressaare tervisepargi tiigis käib kõva konnade pulmatants. Tõttasin kaameraga kohale ja tõepoolest, tantsust võttis osa sadu, kui mitte tuhandeid konnasid. Aprillis kutsus mind endale külla Sander Erdel, kes on kõva keevitusmees ja valmistab oma koduses töökojas kõik võimalikke asju ja vidinaid. Tehnikahuvilisel vaatajal on kindlasti põnev seda videot ka järele vaadata. Aprillis toimusid taaskord üle-eestilised liiklustalgud ja taaskord olin ka mina endaga kaameraga kohal, et rikkujaid püüda. Õnneks või kahjuks ei jäänud ka sellel aastal minu kaamera ette mitte ühtegi rikkujat, ju me siis oleme ikkagi tublid liiklejad. Aprilli kõige suurem nunnu lugu valmis Muhu saarel, kus käisin pisikesi lambabeebisid vaatamas. Neid oli seal tõesti palju ja kõik nad olid ka 100% nunnud. Aprillis sattusin veel suuremat videotuuri tegema Saaremaa seppade juurde. Üks sepakoe omanikest Tulju tegi mulle väga põhjaliku ülevaate sellest, kuidas sepad tänapäeval toimetavad ja milliseid seadmeid selleks kasutatakse. Nagu selgeks sain, siis ka paljud tööriistad tuleb seppadel endil valmis meisterdada. Viimase aja kõige populaarsem spordiala tundub mul olevat padel. Aprillis käisin uurimas, kuidas näeb välja Kuressaares värskelt avatud padelihalli ja uurisin, mis mäng see padel õigupoolest siis ka on ja miks see nii populaarne on. Aprillis toimus populaarne ja üle-eestiline kalasadamate päev. Mina käisin sellest päevast osa võtmas Läätsa sadamas, kus oli rahvale palju uudistamist. Sai head paremat kala süüa, veeohutus ja kalade teemal end ka harida. Aprilli lõpus käisin koos Idaniidu lasteaialastega Tahula laudas. Saime kõik koos teada, mis loom on lehm ja miks ta meile nõnda kasulik on. Mais avati purjetamishooaeg ja käisin Kuressaare jahisadamas uurimas, millised on uued ja värsked plaanid eesootavaks purjetamise hooajaks. Olgu teadmiseks, et Saaremaa Merispordiselts tähistab 2026. aastal juba oma 100. juubelit.
Mais käisin uurimas, kuidas valmib Saaremaal õlu, ehk mind võttis vastu Pihtla õlleköögi tänane peremees Alo Väli. Sain ettevõtte toimetamisest ja käekäigust teha suure ja põhjaliku ülevaate. Mais toimus Upal eriti äge spordivõistlus. Nimelt olid põllule voolitud rallirajal üksteisest mõõtu võtmas murutraktorid. Ma täpselt ei tea, mida ja kuidas neid traktorid ümber ehitatakse, aga kiirused olid seal tavapärasest murutraktorist ikka kordi suuremad. Mais sai Kaarma kirik endale uue ja särava tornikupli. Käisin kohapeal alt ja ülevalt uurimas, kuidas uus kuppel välja näeb ja miks selline värskendus oli vaja üldse ette võtta. Maikuus käisin ka Lümandas ja uurisin, kuidas väikestele koolilastele paadi ehitust õpetatakse. Lapsed said ka kohe käed ise külge panna ning kõike proovida. Loodan, et siit ärkab nii mõnelgi suurem huvi mereteemade vastu. Mais võttis mind Pajuvärava talus vastu Eesti parimaks lambapügajaks nimetatud Siim Sellis. Pean ütlema, et ma ei ole kunagi varem lammaste pügamist nii lähedalt näinud ja seda parem on, et kohapeal tegi tööd tõeline oma-ala-meister, kelle käe all saab lambalt villa maha siuh ja vilks. Offroad mehed kogunesid Saaremaale sellel korral maikuus, et maha pidada järjekordne mõõduvõtt nime all Saare Koll. Ikka loodan, et Saare Kolli traditsioon jätkub veel palju aastaid ja selline vägev spordivõistlus tuuakse meieni taas. Tehnikahuvilisele kindel soovitus järgmine kord vaatama minna. Siiani ei ole ka piletiraha küsitud. Mai lõpus kogunesid Kuressaare kesklinna Saaremaa hobiautode omanikud ja tõid oma 4-rattalised sõbrad rahvale vaatamiseks. Masinaid oli tõepoolest palju ja ilus ilm meelitas kohale tohutu rahvamassi. Nii autode fänne kui ka omanikke jõudis isegi mandrilt siia külla tulla. Juunis käisin videotuuri tegemas Tuule kinos, kus kinotehnika Arni Ots tegi mulle väga põhjalik ülevaate sellest, kuidas üks tänapäevane kino toimib. Arni valvsa pilgu all õnnestus mul kaameraga käia ka sellistes ruumides, kuhu muidu rahvast ei lubata. Juunis käisin põnevat videolugu tegemas Meril Ilvesti loodud putukamajas, mida on võimalik ka kõikidel huvilistel külastada. Meril näitab teile kõik võimalikke putukaid ja tegelasi, kes tema eksootilises majakeses elavad. Lisaks suvisel perioodil saab tutvust teha ka kanadega. Juulis läks lahti suur mootorimürin, kui Kuressaare lossihoovi jõudsid kohale Unique Moto vana ja mootorrataste klubi tsiklimehed. See oli jällegi üks väga põnev uudistamine tehnikahuvilisele. Vanemad tsiklid olid seal lausa rohkem kui 100 aastat vanad. Juulis külastas Kuressaare jahisadamat ka 68. Muhu väina regatt. Käisin purjetajatega sadamas merejuttu ajamas ja kokku sai sellest üks korralik muljetamise video erinevate paatkondadega. Augustis käisin Rockstar Workshop garaažis, kus peremees Siim Kivi keevitab erinevatele kiiretele ja vägevatele masinatele erinevaid juppe külge. Parasjagu oli käimas ka ühe ralliauto turvapuuri lõpetamine, mis sai samal päeval ka edukalt vajalikud sertifikaadid külge ja töö kiideti eeskujulikuks. Augustis sattusin taas videot tegema ka seppadest, aga sellel korral hoopis Kuressaare lossihoovis, kus olid käimas seppade linnusepäevad. Kohapeal said kõik huvilised endale ka näiteks õnnemünti vormida. Saaremaal on populaarsust kogumas ka motocross ja nii käisin mina augustis Kaarma krossirajal ja uurisin, mis spordiala see üldse on, mida selle alaga tegelemiseks vaja on ja kus Saaremaal üldse saab krossi sõita. Septembris tegin suure videotuuri Kuressaare muusikakoolis, kus direktor Tarmo Perens näitas mulle maja kõik võimalikud ruumid ette ja tegi väga põhjalik ülevaate muusikakoolis toimuvast. Seda videotuuri on paljud vaatajad kiitnud. Septembris said Illiku laiul kokku Eesti matkakaravanide omanikud. 100 karavani mahtus ilusti Illikul ära ja käisin uurimas, mis elu sellised nii-öelda mugavad matkajad elavad. Piilusin sisse erinevates autodesse, nii väikestesse kui ka rekkamõõtu suurtesse kortermajadesse. Septembri keskel said saarlased lähemalt aimu, mis asi on autoga driftimine ja toimus drifti rajapäev. Kellel oli piisavalt õige auto olemas, sai ka ise rajal 8 joonistada. Erinevaid sõjalisi õppusi on minu kaamera ette jõudnud aastate jooksul päris palju. Sellel korral olin kohal, kui toimus õppus Orkaan 2025. Sain teha ülevaate õppusel toimuvast. Oktoobris tegin videotuuri Kuressaare noorusehallis. Suur valge kupliga maja on linnapildis väga kaugele näha, aga paljud kindlasti ei tea, mis seal majas sees teha saab. Nüüd on võimalik video kaudu kõigil lähemalt vaatama minna. Päev enne avamist jõudsin videotuurile ka 24/7 fitness uude spordisaali. Mõne päevaga koliti kogu inventar Vau-keskusest Selveri kõrvale täielikult renoveeritud 2 korrusega spordisaali. Uus aasta on käes ja eks me kõik peame hakkama jälle rohkem trenni tegema. Võimalused selleks on imelised.
Oktoobris korraldas Kuressaare soojus avatud uste päevad ja kohal käisin ka mina oma kaameraga. Väga põnev oli kõigil lähedalt näha, kuidas see soe ikkagi kortermajade radiaatoritesse jõuab. Masinavärk selleks on igatahes kõrvalt vaatajale väga uhke. Oktoobris toimusid ka valimised ja nii käisin ka mina valimas ja uurisin teistelt valijatelt, keda ja miks nad siis ikkagi valivad ja mis on need kõige olulisemad asjad, millega peavad välja valitud tegutsema hakkama. Saaremaa Merispordi Selts hakkas huvilistele õpetama lohesurfi. Võtsin kaamera kaasa ja läksin uurima, mis asi see lohesurf on, kellel see mõeldud on ja miks peaks üks spordist lugupidav inimene just lohesurfiga tegelema hakkama. Novembris käisin koeraspordiklubi Sirius trennisaalis vaatamas kutsikate mängutundi. See on selline tore koht, kuhu koeraomanikud saavad oma väikesed kutsikad sotsialiseeruma viia. Omanikel on lõbus ja kutsikatele vähemalt sama lõbus, kui mitte lõbusamgi. Novembris pidasid Saaremaa jahimehed ja maaomanikud suurt traditsioonilist ühisjahti. Käisin vaatamas, kuidas see kõik toimub ja ajasin ka jahimeestega tõrts jahimehe juttu. Novembris tegi uksed lahti uus Leisi kaupluse hoone. Mina käisin päev varem kohal ja tegin väga põhjaliku ülevaate uuest kauplushoonest nii seest kui väljast. Pole kohta, kus ma selles majas oma kaameraga käinud ei oleks. Novembris sattusin ka teisele jahilkäigule. Nimelt taksikoerte omanikud pidasid Saaremaal suurt ühisjahti ja prooviti kätte saada ka Guinessi rekord ehk ajujaht, kus on korraga kaasatud kõige rohkem taksikoeri. Plaan oli 31 jooksvat meetrit ehk taksikoert metsa saada. Hetkel on mulle teadmata, kas see rekord ka sündis. Detsembris käisin Upal ametikooli tehnoloogia majakas uurimas, kuidas toimusid Unicorn Squad õpitoad. Kohapeal said tehnoloogia huvilised noored osaleda väga põnevates töötubades, õppides elektrit, 3D printimist, droonidega lendamist ja palju muud põnevat. Detsembris toimus Auriga keskuses õpilasfirmade laat. Käisin kaameraga uudistamas, mida siis tänapäeva noored toodavad ja müüvad. Kohapeal selgus, et nii mõnedki tooted võiksid olla väga kõva müügipotentsiaaliga ja ostaks isegi. Detsembris valmistati Kuressaare ametikoolis toitusid, mille retseptid on väga vanad. Mõni aeg tagasi avaldati raamat pealkirjaga 100 siduv toit ja nende toitude retseptid olid pärit just sellest raamatust. Uurisin ka noortelt, kuidas siis nii-öelda vana aja toit maitseb. Sellised need eelmise aasta kõige põnevamad videolood minul olema said. Mida toob kätte 2026. aasta, eks see juba selgub.